iga päev on üle Eesti tänavatel 90 politseipatrulli. Nende meeste ja naiste ülesandeks on tagada, et kõik teised inimesed saavad elada rahulikult ja turvaliselt. Saatesari Patrull toob igal nädalal vaatajate ette 2 erineva politseipatrulli töö 12-tunnise vahetuse jooksul. Teisipäev 6. märts, kell on 8 õhtul. Lõuna prefektuuris alustavad patrullitöist vahetust. Tänavatele läheb 3 patrulli, kes saavad kätte ülesanded ja valmistuvad tööks. Täna on meil teisipäev, öine vahetus. Tuleb arvatavasti rahulik öö, kuid oleme alati valmis reageerima ka rasketele ja kiirematele sündmustele. Andrei Ivanenko tuli politseisse 10 aastat tagasi otse sõjaväest. Andrei töötab tänaval patrullpolitseinikuna ja tema ülesandeks on tagada korda Tartu linnas ja maakonnas. Täna me läheme vaikselt avalikku korda tagama ja korda tagama, mitte rikkujaid püüdma, sest kord on vaja saama. Jaan Mürk on staažikas politseinik, kelle teenistus algas juba 1993. aastal, kohe kui mees tuli sõjaväest. Jaani ametikoht on välijuht. Tema tööks on patrullide töö juhtimine, aga Jaan läheb vabadel hetkedel ka ise hea meelega patrullima. Jaani ja Andrei teisipäeva õhtuse vahetuse esimesed tunnid mööduvad joodikuid kainestusmajasse vedades. Üldiselt on Tartus rahulik ja külma ilma tõttu on linnas rahvast vähe. Ma arvan, kell 12 hakkab siin jumala vaikus. Väga hea. See tähendab, et politsei teeb oma tööd nii hästi, et peale seda on mõistnud. Kõik inimesed on magama pandud. Kainestusmaja. Mõnele tekstavad ja küll mina välja. Veerand tundi enne südaööd võtab Jaaniga ühendust Jõgeva politsei ja annab teada, et Põltsamaal on kinni peetud 2 Tartust pärit alaealist. Noored hääletasid Tallinna suunas, kui politseinikud nad avastasid ja kinni pidasid. Väljas on väga külm ja poiste ninad külmast sinised. Öisel ajal maantee ääres olnud alaealised tuleb koju toimetada ja välijuhid leppisid kokku, et Jõgeva patrull toob alaealised maakondade piirile. 2 alaealist ulguvad ringi, mööda Põltsamaad ja miks nad tulnud? Seda ma ei tea. Ulpis ringi ja tunnus ei ole, midagi ei ole ja ei ole neil kuskil olla, ei ole neil kuskil minna ja mis teed nendega jätad tänava peale seda kuskil. Üks politseiauto sõidab Jõgevalt siiapoole või Põltsamaalt siiapoole, teine politseiauto tuleb Tartust ja võtavad peale ja selline teenus väike kahjuks. Asutab öösõita. Hommikul. Mis juhtub? Põltsamaal tegite? Kas sõbrannale külla minna? Sõbrannale külla, jah. Nii, ja mis sõbranna siis tegi? Midagi ootas mind. Kas tuli politseikuri ja viis ära või? Nii et kohting läks tuksi. Mut nii oli, jah. No politsei tuli ja võttis sealt sõbranna juurest ära siis. Ei, ma ei jõudnudki sinna. Ma jäin sinna Põltsamaale kinni ja... Kinni. Ja ma ei tea siis... Aga siplesid nagu kilpkonn kuskil lumevangel. Mitte niimoodi kinni. Saite aru kinni. Kui sa kinni jäid, noh. No, ma ei saa minema sealt. Ei saanud edasi, ei saanud tagasi. Raske juhus ühesõnaga. Poisid ise rääkisid, et olid vanematega kokku leppinud, et nad lähevad tüdrukutele külla. Vanemad andsid neile ka raha selle jaoks. Muidugi seda nad jätsid ütlemata, et nad ei lähe Tartusse, vaid lähevad Tallinnasse hoopis. Raha nad raiskasid Tartus ära. Ja samal ajal, kui nad ikkagi plaan pidi täide viima, aga raha enam ei olnud, siis otsustasid hääletada ja hääletasid kuni Põltsamaani. Sealt nad hakkasid edasi hääletama ja võttis vahele neid juba siis Jõgeva patrulli juhuslikult. No nii, aga mis seal ikka, lähme siis Tartu koju.
Või kuidas? Või taha koju minna? Tahad? Aga mis Põltsamaal siis oli? Fiasko? Okei, selge. No see lugu lõppeski selliselt, et noorukid said ära koju. Politseil oli päris palju tegemist edasi-tagasi sõitmisega, aga alaealisi ei saa keset talve jätta ikkagi maantee peale edasi tegutsema. Väljas oli päris krõbe külm, peaaegu 30 kraadi ja igal juhul tuleb niisugune alaealine anda üle täiskasvanu sugulasele või vanematele. Loetud sõnad peale, et need asjad ei käi ja kui te olete alaealised, siis teil ei ole niimoodi, et suvaliselt lähete ja hääletate öösel külmaga, et tuleb natuke mõelda enne, kui midagi ette võtate. On 7. veebruar, kell on 8 hommikul. Maardus Ida-Harju politseijaoskonnas algab instruktaaži ja tööülesannete jagamisega patrullide päevane töövahetus. Väljas on 20 kraadi külma ja kõigi eelduste kohaselt on tulemas rahulik päev. Patrulliülesanne oli iga päevgi. Maardu linna avalik kord, liiklusjärelevalve, väljakutsete teenindamine, Schengeni viisakontroll, mis on meil ka nüüd lisaülesandeks pandud. Ja päeva ootused olid igapäevatöö, väljakutsete lahendamine, kui on nädala sees, ilm oli külm, aga paljud inimesed ei liigu ringi, siis liiklusjärelevalve kõigesid. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Alati oleme valmis, et juhtub midagi, mida varem ei ole juhtunud. Dmitri Budnikov asus politseis tööle 3 aastat tagasi. 2 esimest aastat patrullis töötanud mees on täna ametis piirkonna politseinikuna. Näed, sama tuleb töötab. See oli veel tingitud meie värvilisest autos, ma arvan, et see ehitatud reaktsioonist. Mihkel Jaagup Laats tuli politseisse 3 aastat tagasi ja töötab Ida-Harju politseiosakonnas patrullpolitseinikuna. Maardu linnas patrullides märkavad politseinikud lahtiselt ringi jooksvat koera. Piirkonnas on viimasel ajal sagenenud koerte rünnakud inimeste vastu ja politseinikud pööravad lahtiselt jooksvatele loomadele suurt tähelepanu. Ma tahan rääkida selle koera omanikuga ka. Lahtised ja hulkuvad koerad, päris suur probleem, eriti suvel. Sellepärast me tegeleme sellega tõsiselt. Я так понял, вы у нас хозяин собаки. Похоже на правду, собака действительно ходит куда-то. А он бегает возле рынка. Чья, не знаете? Не знаю, У нас много покусанных людей в последнее время. Много протоколов на эту тему. Ясно. Хорошего дня. Извините за беспокойство. Будем проверять. Tundub, et koera on sõbralik. Vaata, äkki saame kätte omanik. No tagantjärgi ma ütleks, et see on kodute koer. Tegeleme sellega. Temaga mitte midagi ei saa hetke teha. Jälle see koer, jah? Tahate ka rääkida? Jah. Здравствуйте. А вы у нас хозяин собачки, да? Нет, это соседний там с работы прилетели. Вы его просто... Сейчас за машиной, да, отвезу его на работу. Ясно. Просто вам может тут обойтись в 40 евро без поводка. А если кого-то укусит или напугает, то уже 400. Я с ним сейчас там за раму пройду, тогда увезу. Ясно. Хорошо, надеемся, что исправите ситуацию. Kuna ma olen piirkonna politseinik, siis tuleb selline hooaeg, tuleb massiliselt neid avaldusi koerte kohta. Aga sellepärast ma juba praegu külma ilmaga panen oma tähelepanu selle peale. Alaealised koju toimetanud Jaan ja Andrei patrullivad Tartus, kui nende kolleegid saavad äreva väljakutse. Mis seal on? Mingi WC-s keegi on verine. Ja WC uksal tuleb veri.
esimesena sündmuskohale jõudnud Tartu patrullid ja päästjad tuvastasid, et Raekoja platsil asuva baari meeste tualettruumi ukse alt tuleb tõepoolest verd ja lõid ukse pikema jututa maha. Verisest WC-st leiti nooruk, kes oli oma veenid läbi lõiganud. Noormees oli teadvuseta ja meedikud alustasid otsekohe tema jõustamist. Välijuht Jaan ja Andrei lähevad kolleegidele appi. Sa ei saa siit, ma ütlesin sulle kuidagi siit, siis pead minema. See Jaan Kannatanu oli raskes seisundis, teadvuseta, kiirabi elustas teda. Eluvaim tuli sisse. Tuli sisse? Hakkas siit häältama. Täpselt põhjust ei olegi veel teada, miks inimene võttis kätte ja proovis endalt elu võtta, kuid see on teada, et ta võttis skalpelli, millega ta lõikas siis läbi enda veenid. Kannatanu transporditi siis haiglasse kiirabi poolt ja hiljem isiku tuvastamisel selgus, et on juba täie tervise juures ja õnnelikult lõppes tema jaoks. Et seisund oli stabiilne ja juba oli rääkinud oma andmed kõik meile ilusti ära ja ma ei usu, et seal kauagi ta veel haiglas viibib, et lastakse kiiresti koju ära. Inimene poole enesetapu pealt kiirabisse pandud. Kriminaalselt selles sündmuses ei olnud ja kedagi teist kurja kätt sinna selle sündmusele keegi vahele ei pannud, et ikkagi oma tahe oli talle elu niimoodi lõpetada. Sina said väikse? Kas sul juhtus siin väike? Siis ta lõi mind 2 korda. Täna on patrullis Tartu politseinikud Jaan Mürk ja Andrei Ivahnenko, kes viisid koju 2 alaealist ja aitasid päästjaid ning meedikuid suitsiidi üritanud nooruki päästmisel. Ida-Harju politseinikud Mihkel ja Dmitri tagavad 7. veebruaril avalikku korda Maardu linnas. Pärast lõunal märkab patrull Kroodi ja Keemikute tänavate ristmikul kihutavat Audit. Ja antud Audi liikus meile vastu tuleva sõiduki kiiruseks me võtsime 74 kilomeetrit tunnis. Sellel teelõigul, kuigi see on asulaväline teelõik, on seal kiiruse piirang 50 kilomeetrit tunnis. Ja siis otsustasime talle järgi sõita ja kontrollida juhti. Dokumendi kontrollimise käigus avastasin, et kindlalaegas oli lahti. Sees ka põles lamp. Ja märkasin, et sees asub sigaretiblokk, lahtine sigarettide blokk, kus vene keeles oli kirjutatud, et suitsetamine tapab. Сигарет у вас в бардачке с местным акцизом или не с местным? Нет. С российским? Возьмите сигареты с собой, присядьте к нам. Берите все пачки. А? Все пачки берите. Сигареты оттуда у вас. А? Там на рынке. На каком рынке? А? Lubatud kogus on sama suur kui piiri peal, 40 sigaretti ehk 2 pakki. Kui kogus ületab selle, siis see on juba kaubanduslik kogus, mis seadusega on nagu keelatud. Antud rikkumise ees ette nähtud karistus kuni 1200 euri. Vene aktsiisiga sigaretid olid tema bardachokis. Ja ühesõnaga väärastasime temale kutset, tuleb meie juurde homme. Audit juhtinud mees ilmus järgmisel päeval politseisse, kus talle koostati väärteoprotokoll. 4 pakki võõrriigi maksumärkidega sigarette on poole rohkem, kui inimesel korraga olla tohib. Tubakatoodete käitlemise korra rikkumise eest karistati meest 12-eurose trahviga. Täpselt sama palju läks talle maksma ka kiiruse ületamine 18 kilomeetrit tunnis.
+778 kuulab vaba. Ülikooli tänav Maasikas, keegi on peksa saanud, selge, läheme kohal. Nii palju väljakutseid imelikke niukesi. Kas see sai nüüd peksa või? Ma ei tea, mis autos juba kes peksa sai. Sina said peksa? Mis sul juhtus siin? 2 noormest minu ees. Ta lihtsalt tuli minu mööda. Ütles niimoodi, et sa ütlesid mu ema kohta midagi. Ja see oli nagu rääkis niimoodi. Siis tuli kallal? Siis ta lõi mind 2 korda. Palju joon oled? Ühe õlle. Ühe õlle. Ühe õlle. Kui te olete oma selle õlle nüüd ütleme välja maganud, te tahate kirjutada avaldust? Ma tahaks kohe avaldust kirjutada. Kannatanu seisund oli parasjagu selline, et alkoholijoobes ja alkoholijoobes inimene ei suuda väga adekvaatselt käituda ja selle tõttu lihtsalt ei ole otstarbekas tema käest võtta koheselt avaldus, vaid võtta lihtsalt suusõnaline avaldus, kus ta kirjeldab juhtunut. Teil on 0,52 milligrammi liitri kohta ühest õllest, on ikka asi kaugel, 1 promilli joovet või 1 promilli joovet. Te peate kaineks saama ja siis tulema meie juurde avaldust kirjutama valveuurija. Või tulete Riia 132, viime teid koju, kus te elate? Esialgu istus ta meie autosse, et otsida niinimetatud lööjaid. Küsisime talt tundemärke ta ka meile korrektselt ei osanud ütelda. Ütles, et ühel olid suured sinised silmad ja lühikene soeng ja teine oli tumedates riietes ja niisuguse kirjelduse kohta on väga raske otsida isikuid, kuid tegime mõningad tiirud, kuid need tulemust ei andnud. Et kui keegi on saanud peksa või langenud muud moodi kuriteo ohvriks, siis tuleb ikka jätta riietuse, kehaehituse, mis keelt need inimesed räägivad, eritundemärgid, kas tatoveeringud, armid näo peal ja niisugused tähtsad asjad, et politsei saaks kiirelt ja edukalt neid kurjategijaid tabada. Politsei sõidab läbi ümberkaudsed tänavad, kuid peksjaid kohe leida ei õnnestu. Ohver ja tema sõber viiakse koju. Dmitri ja Mihkli päev Maardus ja selle ümbruses on möödunud küllaltki rahulikult. Kell 6 õhtul saab patrull väljakutse Lagedile, kus ühe maja pererahvas on hädas külalisega, kes ei taha koju minna. Progress. Saime õhtupoole väljakutse, kus siis oli üks külaline ennast nii purju joonud, et ei olnud võimeline ise enam koju minema. Ja pererahvas tahtis tast lahti saada. No, härra päästjad. Jaa, teed nii palju. Jah, teate, see vendel, see vist olete siin maandekraavis teda korjalt igalt poolt. No, olge pais. Siin samas. Võtke ta toast peale. Ma peksin teda nii, et ta on vist üks küll sinine, mul läks pooleks. Võtke teie noored mehed, ta tukast kinni. On ikka elavati kere? On küll. Kui me sinna alguses majja sisse astusime, siis oli seal näha, et oli kõva jooming olnud, et üks mees oli tõesti seal diivani peal pikali, ei suutnud püsti tõusta. Et seda meest oleme ka varem kohanud, et see rõõm on pigem sellepärast, et see peab isikut tuvastama enam. On juba isik tuvastatud. Väga harva on neil dokumendid kaasas ja kui nad nii purjus on, siis nad ei suuda rääkida, kes nad on või kus nad on või kus nad elavad. Endal ja ongi enne. Oled õlus või? Istu. Oled kuiv, kõik on korras. Lähme. Ta räägib 2 kohalikku keelt kõiki selgesti. Nende pane nüüd jalad alla, ega keegi siit sülle ei võta. Lähme. Davai, proovi oma jõuga. No. Olgete tänatud. Palun. Jube asi teid segada niisuguse nutiku pärastaga. No mis teha? Juhtub. Head õhtut. No trahvi ei saanud kehast, et ta ei olnud avalikus kohas, ta oli ikkagi kellegi külas ja arestimajja. No iga kord ei ole vaja inimest kainenema viia, et mõnikord on inimlikum inimene koju viia. Koduvõtmed olemas?
Oled kindel, et see on sinu maja? Võti ei sõõdi. Mille sa lõpetad ära selle joomise? Võtke hoiule siis. Kuidas? Võtke teda hoiule. No võtan muidugi, aga läheb ise minema, mis sa teed? Head õhtut. Teie olete? Politsei. Head õhtut. Kaup on kodus toimetatud korralikult ja edukalt. Emale üle antud. Vahetus oli suhteliselt rahulik ja tegelikult politseiniku jaoks ma ütleks, et igav. Linnarahvale oli väga kena päev ja midagi erilist ei toimunud. Teisipäeva öö Tartus on politseile olnud tavatult töörohke. Kella 3 paiku öösel teatatakse suuremast kaklusest Emajõe äärses pargis ööklubide ümbruses. 2 noormeest on vigastada saanud. Kokku osales kakluses 10 inimest. Jaan ja Andrei kontrollivad samuti ööklubide piirkonda. Mingi rahvas on jää peal, mida nad teevad? Lõgi on ju sealt kuradi silla alt lahti. Uurib hoopis seda, äkki see ongi massikaklus. No, seal hoopis kiskajad, pilti teevad. Lõikame, tulge jäävalt ära. Teeme, lähme jää peale järgi meil. Oma 120 kiloga seda peale aastat, siis jää ongi kuru. Halloo! Tulge ära selle jää peal! Get the fuck out over there, motherfucker! Meid nähes nad ehmusid ning ei julgenud enam meie poole tulla ja läksid teisel poolt jõge, ronisid sealt siis välja jää pealt. Ise me jää peale ei läinud juba sellepärast, et see jää on ikkagi ohtlik ja tavaliselt niisuguste töödega tegeleb Päästeamet, aga kuna need inimesed läksid ilusti jää pealt ära, siis me ei hakkanudki kutsuma kohale Päästeameti, sest see sündmus lahenes iseenesest ja väga edukalt. Okei. Politseinike 12-tunnine vahetus hakkab lõppema. Alates kella 5 on Tartu tänavad peaaegu inimtühjad ja suurematest korrarikkumistest ei teatata. Mõtlesime, et tuleb niisugune kerge öö ja rahulik, kuid tuli täitsa uskumatult palju väljakutseid. Oli nii kaklusi kui ka purjus peaga sõitmisi, avariisi, mis oli nagu üllatavalt palju teisipäeva öö kohta. Järgmisel nädalal on patrullis Ida-Harju politseinikud Mihkel Jaagup Laats ja Dmitri Pudnikov ning Jõhvi politseinikud Pavel Reškin ja Indrek Indreks. Окно дернул, только что поставили. Он что, välja Паша? Вы ничего не делали? Да? Просто так квартиру влезли. Да ничего не делали, ну...